Vikipeediast on saanud mainekujunduse tööriist. Tantsukooli JJ Street asutaja Joel Juht on üritanud näiteks korduvalt eemaldada viidet ühele Levila loole. Lisaks on viimasel ajal üritanud keegi JJ Streeti Wikipeedia artiklis korduvalt eemaldada skandaalidest ja vaidlustest rääkivat peatükki. Viljandi Kultuuriakadeemia endise rektori Juko-Mart Kõlari artiklist kaob lõik selle kohta, kuidas ta saatis naisalluvale 99-leheküljelise kirja, kus kirjeldas oma seksuaalfantaasiaid, mida siis see alluv omakorda pidas tülgastavaks. Ja vahest kõige väljapaistvam näide on see, kuidas ettevõtja Parvel Pruunsilla abilised üritasid tema Wikipeedia artiklist eemaldada üht lõiku. See lõik viitas Eesti Ekspressi loole, mis siis omakorda väitis, et ettevõtja Pruunsild ja talle kuuluv Bigbank sai teise pensionisamba lammutamisest otsest rahalist kasu. Lõpuks läks ärimees isegi kohtusse, aga üsna pea mõistes ilmselt selle hagi perspektiivitust, võttis siis kohtust hagi tagasi. Eestikeelses Wikipeedias on üle 250 000 artikli. Eestikeelne Wikipeedia on pidevalt top 10 veebilehtedes, mida Eesti inimesed internetis külastavad. Aga kuidas Wikipeedia sünnib? Kes seda teevad? Ja miks need tegijad pahatihti üksteise kõri kallal on? Paljud arvavad, et Wikipeediat teevad korrusetäis kampsunites ja prillides tegelasi, kes saavad selle eest palka. Seetõttu on inimesed tihtipeale pahased, kui satuvad mõne aegunud infokillu, imeliku sõnastuse või ka lihtsalt roppusi täis artikli otsa. Wikipeedial ei ole suurt juhti, ei ole ka professionaalseid töötajaid. Wikipeediat teevad täielikult vabatahtlikud. Mina ja sina. Wikipedia is the best thing ever. Anyone in the world can write anything they want about any subject. So you are getting the best possible information. Aastas panustab eestikeelsesse Wikipeediasse umbes 4000 inimest, aga nende hulgas on ka neid, kes parandavad kõigest ühe koma või lisavad ühe sõna. Neid, kes igapäevaselt Wikipeedias midagi kirjutavad või toimetavad, on kuskil 20-30. Ja see, et Wikipeedia enam-vähem normaalsena toimib, ongi suuresti nende inimeste teene. Selleks, et eestikeelset võrguentsüklopeediat edendada ja rohkem pildis hoida, loodi kunagi selline organisatsioon nagu MTÜ Wikimedia Eesti. Seal on läbi aastat olnud umbes 40 liiget ja paar palgalist töökohta. Millega siis ühing tegeleb? Näiteks korraldavad nad artikli kirjutamise võistlusi, teevad juhendmaterjale, õppevideosid, kuidas Wikipeediasse üht artiklit kirjutada. Samuti annavad nad välja aasta Wikipedisti tiitlit. Eesti ühingu rahastus, seda on aastas kuskil 80 000 eurot, tuleb Wikimedia Foundationilt, mis siis üleilmselt Wikipeediat haldab. Kahtlemata on ühing aidanud Wikipeediat pildis hoida. Samas on see loonud ka suurepärase pinnase tülitsemiseks. Kui Wikipeedias saab täitsa omaette nokitseda, siis organiseerunud ühingus tuleb pidevalt kokku saada, asju kokku leppida, otsuseid vastu võtta. Seega, kui ma sain ligipääsu selle MTÜ kirjavahetusele, siis ausalt öeldes vajus mul karp täitsa lahti. Viimase 5 aasta jooksul käib seal pidev üksteisele ärapanemine. Näiteks viimati räägiti seal ühest koosolekust, kus Wikimedia Eesti juht Ivo Kruusamägi sõimas teist pikaaegset Wikipedisti Teele Vaalmaad autistiks ja vaimselt haigeks inimeseks, mis olevat kusjuures ka põhjus Teele ühingust siis väljaheitmiseks. Kusjuures üks koosolekul viibinud Wikipedist ehmus sellest sedavõrd, et esitas Ivo peale lausa politseile kaebuse. Kuna MTÜs keeb pidevalt mingisugune jama, siis on sealt aja jooksul lahkunud üsna palju inimesi. Ühingul on üha raskem täita isegi 2-liikmelist juhatust. On isegi räägitud ühingu kinnipanemisest. Halb suhtluskultuur, mis on ühingus, on kandunud edasi ka Wikipeediasse. No võtame näiteks sellesama Ivo Kruusamägi. Ivo on kahtlemata eestikeelsesse Wikipeediasse väga palju panustanud. Samas paar aastat tagasi oli üsna aktiivselt üleval arutelu, kas võtta Ivolt admini õigus ära, kuna ta lendas ka ühele kaasautorile peale, nimetades tema väiteid madalalaubaliseks, nõrga mõistuslikuks. Siiski jooksis see hääletus liiva, kuna selgus, et poole pealt rikuti siis protseduuri reegleid. Adminidel on Wikipeedias palju õigusi, neil on rohkem võimu, näiteks nad saavadki teisi inimesi blokeerida. Samas peaks admini staatusega kaasnema ka kohustus olla ikkagi lugupidav ja viisakas ja sõbralik, eriti just uute kaasautorite vastu. Mulle ütles Ivo, et solvamine, aga see on ju inimõigus.
Pea kõik wikipedistid, kellega kohtun, ütlevad, et Wikipeedia suurim probleem on inimeste puudus. On vaja uusi tegijaid, kes toimetaksid ja kirjutaksid artikleid. Selleks on loodud isegi juhendmaterjale, videosid, et uued tulijad paremini Wikipeediasse sisse elaksid. Jutt on muidugi ilus, samas praktika on tihtipeale selline, et kui uus inimene läheb Wikipeediasse, saab ta sõbraliku käepigistuse asemel hoopis krae vahele sahmaka kriitikat ja sõimu. Toksiline õhkkond pole muidugi mingisugune Eesti eripära. See on tegelikult üleilmne Wikipeedia probleem ja sellel on korduvalt tähelepanu juhtinud ka Wikipeedia üks asutaja Jimmy Wales. And one of the things that I think is incredibly important to us is to grow the movement. And in order to do that, we always have to remember that civility is a core value for Wikipedia. Viisakus on muidugi tore, aga me peame tegelikult aru saama, et mündil on ka teine külg. Kõik inimesed ei tule Wikipedias eesmärgiga maailma paremaks kohaks teha. On ka neid, kes tulevadki meelega Wikipediasse sõimama, läbustama, trollima, teiste inimeste kaastuid kustutama. Seda nimetatakse vandalismiks. Ivo Kruusamäe põhjendabki oma jõulist joont tegelikult sellega, et Wikipedias peab olema kvaliteetne sisu. See tähendab, et lisaks ei tohiks nad läbi lasta ka liiga lühikesi artikleid, poolikuid artikleid, liiga pealiskaudseid artikleid või siis ilma igasuguste viideteta artikleid. Vastasel juhul käib Wikipedia lihtsalt alla ja inimesed ei taha sinna enam tulla. Aga ei midagi uut päikese alla. Entsüklopeediate tegemine on tegelikult alati olnud räige peavalu. Esimene tänapäevane entsüklopeedia, entsüklopeedii, mis sündis 18. sajandi Prantsusmaal, oli pidevalt katoliku kiriku ja konservatiivsete jõudude rünnakute all. Osalt ka seetõttu läksid entsüklopeedia eestvedajad Denis Diderot ja Jean-Le Rond d'Alembert poole pealt tülli, mis lõppeski viimase lahkumisega projekti juurest. Või võtame näiteks esimese eestikeelse entsüklopeedia, mis nägi ilmavalgust 125 aastat tagasi. Selle autor Karl August Hermann sai pärast esimese köite avaldamist suisa rabanduse. Hiljem püüdis ta küll jätkata, kuid teine köide lõpeb sisuliselt poole sõna pealt Brasiiliast kõneleva artikli juures. Teljaid oli vähe ja nii lõpetas Hermann ise pankroti äärel. Kui ka meitsin Wikipedia lavatagustesse pigem kriitilise pilgu, siis tegelikult pean ma Wikipediat äärmiselt oluliseks ja vajalikuks platvormiks. Lugege Wikipediat, aga veelgi enam, toimetage ja kirjutage ka ise artikleid. Nii saame tervema ja sisukama inforuumi.